Mind on alati pannud imestama see, kuidas inimesed peavad enda probleeme normaalsuseks, isegi elu osaks, isegi öeldakse, et aga probleemid peavadki elus olema ja kui meil probleeme pole, siis tegelikult minu jaoks tähendab see seda, et kui on kroonilised probleemid ja on ajaloolised probleemid, siis tegelikult on leitud vabandused, sest ei ole osatud leida lahendusi nendele probleemidele. Kui me ei leia lahendusi, siis inimesed ei saa ju ütelda valjuhäälselt välja, et ma ei oska. Palju lihtsam on öelda, see on karma, see on saatus, ehk panna see vastutus just nagu endast ära. Nii et kui pole lahendusi, siis peab enda probleemid kuulutama elu osaks. Mina aga ütlen, see ei ole okei. Igale probleemile leidub alati lahendus, aga lahendust me ei saa leida siis, kui meil on peal väga tugevad emotsioonid, sest emotsioon töötab vaadake niimoodi. Ehk ta varjutab kõik ära ja lahendus on alati olemas, aga me ei näe seda, sest meie fookus, meie teadvustamine on suunatud emotsiooni peale. Kuigi kui me natukene fookust liigutaksime, siis võib-olla seal olekski juba. Nagu sina vaatad praegu siin mind, aga vaata Kamina Simsi peal on üks küünal. Ehk see lahendus võibki olla täpselt nii tillukene ja natukene sinust eemal, aga emotsionaalse varjundiga inimene ei näe lahendusi. Vaatame veel midagi ägedat. Tule seikle koos minuga ja avasta midagi lahedat. Meie probleemid on väga tihti automaatsed. Kuidas sulle tundub? Vaatad musti nõusid ja automaatselt hakkad ennast halvasti tundma. Ja isegi ei esita küsimust, et kas on okei, siis sa tunned ennast halvasti, siis sa lähed ennast teiste inimeste peale välja elama. Või siis vaatad pangakontot, on ju, ja tunned ennast halvasti. Automaatselt, ilma ühtegi küsimust küsimata. Või kui ta ütleb sulle nii, siis sina automaatselt reageerid nii. Kas sulle ei tundu, et meie probleemid on natukene automaatse hõnguga? Ja siis tekib küsimus, oota, aga kui ta on automatism, siis kuidas saab siin olla üldse mingisugustki arukust? Õige vastus on, et ei saagi. Automatismid ei ole arukus, automatismid on sisse õpitud käitumised. Sa mõtled, aktiveerib automaatne emotsioon, lähed elad ennast välja näiteks ja pärast on sul väga suur probleem. Vaatad midagi, hakkad läbi kogema, lähed elad ennast välja, pärast on sul väga suur probleem. Aga miks need asjad käivituvad? Miks need automatismid käivituvad? Miks on sinul sellised automatismid, aga minul on teistsugused automatismid? Ja see vastus peitub tegelikult meie lapsepõlves, see on meile õpetatud. Ja kuule, kas siin ei ole mitte äge teadmine, et kui see on sulle õpetatud, siis sa saad sellega välja õppida? Miks keegi ei ole küsinud, oota, aga kui mind on õpetatud selliseks, siis äkki ma saan selle välja õppida? Me võime teha ka ümberõpet, aga mina soovitan teha väljaõppimist. Miks? Sellepärast, et see annab sulle tõelise jõu, et siis sa ei pea enam üle mängima oma automatisme, üle kangutama. Nii et palun ärge pidage enda probleeme normaalsuseks, ärge pidage enda automatisme normaalsuseks, see on tänase video üks tõsine point. Ja vaadake, siin all on üks kihvt lause. Kõiki probleeme sa koged enda naha all. Siis kui sa vaatad musti nõusid, siis sinu reaktsioon toimub sinu naha all. Mustad nõud on neutraalsed. Reaktsioon on sinu oma. Kui keegi sulle ütleb näiteks kõhnale inimesele, ütleb keegi, igavene paksmagu pekinägu, mine siit ära, siis eluaeg olnud kõhn inimene vaatab teda nagu üllatusega, tema naha all ei lähe madinaks. Aga kui paksule öelda, igavene pekinägu kobisid minema, siis jookse kiiresti. Ehk tema naha all läheb põrguks. Järelikult, kas sulle ei tundu, et kõik probleemid on probleemid selle tõttu, et nahaalune läheb põrguks? Kuulge, ja kui see on nii, siis tekib väga arukas küsimus. Seda põrgut ju valdad sina, see on sinu põrgu, järelikult siin põrgus peaks saama midagi muuta. Karmid küsimused on ju. Nii et probleemid ei ole normaalsused. Probleem on suhteliselt automaatne, see on sulle õpetatud, probleemi saab välja õppida ja kogu probleem on sinu reaktsioon, sinu naha all. Vaat ükskõik mida, millele sa tavaliselt reageerid, kui seda reaktsiooni poleks, oleks arukus, oleks lahendus, oleks teistsugune reaktsioon. No vot, tule õppi muutma enda reaktsioone juba kuu lõpus toimuval kursusel, mine vaata infot teadlikumema.ee koolitused või tule liitu Teadlikuma Ema klubiga. See ongi see, millega me tegeleme. Me lahendame probleeme naha all, et see sõda kaoks ära ja siis sa saad teha aruka valiku, aruka lähenemise,
arukad sõnad saad leida aruka tegevuse. mina olen sinu jaoks olemas.